Autori isiklikud ja varalised õigused. Autoril on 2 liiki õigused, isiklikud ja varalised. Autori isiklikud õigused viitavad sellele, et looming on autori kui isiku väljendus ja sellega lahutamatult seotud. Üks olulisemaid autori isiklikke õigusi on õigus olla tunnustatud teose autorina. Kui autor on loonud mõne teose, näiteks laulu, luuletuse või joonistuse, tuleb selle kasutamisel esile tuua ka autori nimi. Kasutada tuleb just seda nime, mille all autor on teose avaldanud, olgu see siis tema kodanikunimi või varjunimi. Kui teos on avaldatud anonüümsena, tuleb ka see ära märkida. Teose muutmine või algsest kontekstist teistsugusesse konteksti paigutamine võib kahjustada autori loomingulist taotlust ja mainet. Selleks, et autori loomingut vastu tema tahtmist ei muudetaks ega naeruvääristataks, on autoril õigus teose puutumatusele ning oma au ja väärikuse kaitsele. Autori varalised õigused annavad autorile õiguse küsida teistelt tema teose kasutamise eest tasu. Autor võib lubada oma teoseid füüsiliselt kopeerida ja levitada, näiteks tiražeerida vinüülplaatide või raamatutena. Koopiaid võib teha ka digitaalselt, näiteks faili veebist allalaadimine ja oma arvuti kõvakettale või nutiseadmesse salvestamine on samuti teosest koopia tegemine. Autor võib lubada oma teoseid avalikult esitada nii elavas ettekandes kui ka salvestatud kujul, eksponeerida näiteks galeriis, edastada raadios ja televisioonis ning teha kättesaadavaks interneti vahendusel, näiteks veebiplatvormil või kodulehel. Varaliste õiguste teostamise eest võib autor küsida õiguste teostajalt tasu või need õigused koguni ära müüa. Seevastu on autori isiklikud õigused võõrandamatud. Autoriõigused kehtivad autori eluajal ja 70 aastat pärast tema surma. Peale autori surma lähevad need õigused üle tema pärijatele, kuid teoste autoriks jääb ikkagi nende looja. Hamleti autorina näeme ka tänapäeval Shakespeare'i, kuigi tema eluajal autoriõigust veel ei tuntud. Kokkuvõtteks, autoril on isiklikud ja varalised õigused. Nende täpne loetelu on esitatud autoriõiguse seaduses.